Meie seas elavad vaiksed võitlejad, kelle rasket teekonda harva märgatakse. Nad on need, kelle puue ei torkagi kohe silma, kes sulanduvad näiliselt meie igapäeva. Nende kehad on lahinguväljad, iga päev peetakse seal nähtamatuid lahinguid. Nad heitlevad haigustega, mis jäävad väljapoole silmade haardeulatust. Nende kannatused, nende valu, need on tihti maha vaikitud või hoopis eiratud. Nad näivad tavalised, isegi terved, justkui polekski neil muret. See välise märkide puudumine ongi nende needus. See viib nende mitte äratundmisele, mis teeb nende elu veelgi raskemaks. Kuidas saavad teised aru, kui probleem on ainult nende endi sees? See peidab nende tegelikkust, sundides neid elama varjudes. Iga samm on neile proovikivi, iga päev väljakutse, mida keegi ei taju. Nende elud on täis vastamata küsimusi ja vaikseid hüüdeid. Just see näilisus muudab nad läbipaistvateks, puuetega inimesteks. Nad on meie seas, kuid nende tõeline olemus jääb märkamatuks. Nende kehadest pulbitseb pidev vastupanu, võitlus iga hingetõmbe eest. See teeb neist eriti haavatava grupi meie ühiskonnas. Nad on nähtamatud, kuigi nende eksistents on sama reaalne kui meie kõigi oma. Nende valu on samavõrd sügav, kuigi keegi seda ei näe. Kesksel kohal on kannatuse nähtamatus. See on see, mis teeb nende olukorrast eriliselt valusam. Nende puuded ei ole silmaga nähtavad, puuduvad kargud või ratastoolid, mis viitaksid abivajadusele. See nähtamatus loob seina nende ja toe vahele. Nad jäävad sageli välja tugisüsteemidest, mis on mõeldud just puuetega inimestele. Nende abivajadus jääb tunnustamata, sest neil puudub visuaalne tõend. Samamoodi eitatakse neile tihti juurdepääsu ressurssidele. Need ressursid on loodud selleks, et kergendada puuetega inimeste elu. Kuid nende nähtamatu puude tõttu jäävad nad sellest toest ilma. See tunnustuse puudumine ei ole vaid abstraktne mure. See väljendub käegakatsutavates raskustes, mis mõjutavad nende igapäevaelu. Iga päev on neile elujärje hoidmine tohutu koorem. Nad on sunnitud elama pidevas ebakindluses ja hirmus. Inimväärse elu tagamine on neile pidev võitlus. Nende olukord on karjuv ebaõiglus, mis nõuab meie kõigi tähelepanu. Nähtamatus on vangla, mis isoleerib nad ühiskonnast. See süvendab nende üksildust ja lootusetust. Nad on olemas, kuid justkui neid polekski. Elatusrahad on tihti ebapiisavad isegi kõige elementaarsemate vajaduste katmiseks. Iga euro on neile kaalul, valikud on karmid. Puudega inimestena vajavad nad sageli rohkem, mitte vähem. Üüritoetused on samuti liiga väikesed, et kindlustada korralikku eluaset. Varjupaiga leidmine on neile luksus, mitte elementaarne õigus. Nad elavad pidevas hirmus kodutuks jäämise ees. Navigeerimine läbi bürokraatliku süsteemi on omakorda piin. See on keeruline, sageli ebaefektiivne ja harva mõistev. Iga paber, iga ankeet on neile uus katsumus. Süsteemi puudujäägid sunnivad neid tegema võimatuid valikuid. Valikuid, mis peaksid olema mõeldamatud igas arenenud ühiskonnas. Nende elu on pidev kompromisside jada. Nad peavad valima toidu ja ravimite vahel, et ellu jääda. Üks vajadus kaalub teise üles, iga kord on see ränk otsus. Mis on tähtsam, kõht täis või valu leevendamine? Nad valivad katuse pea kohal ja soojuse vahel. Elada väärikalt või üle elada järgmine päev. See pole elamine, see on ellujäämine äärmuslikes tingimustes. See olukord ei ole tingitud nende laiskusest või tahtmatusest. Nad ei taha olla koormaks ega kerjata kaastunnet. Nad on töövõimelised, kuid nende keha ei pruugi seda lubada. See ei ole ka teesklemine või manipuleerimine. Nende kannatused on tõelised, kuigi silmale nähtamatud. Nad ei mängi rolli, nad elavad seda rasket reaalsust. Need valikud on otsene tagajärg süsteemi läbikukkumisele. Süsteem, mis peaks neid toetama, jätab neid hätta. Nende olukord on peegel meie ühiskonna nõrkustest. Meie kohustus on neid kuulda, näha nende valu. Aidata neil teha paremaid valikuid, anda neile väärikus tagasi. See pole heategevus, see on õiglus.
süsteem ei tunnusta nende spetsiifilisi vajadusi, jättes nad varjudesse. See on pime nende tegelikule olukorrale, sulgedes silmad nende kannatustele. Justkui nad polekski piisavalt haiged. Kui riik ei näe, siis ka abi ei näe neid. Toetus jääb andmata, kui abivajadust ei tuvastata. Nende olemasolu kustutatakse ametlikes tabelites, dokumentides. Puue võib olla läbipaistev, kuid raskus pole. Nende võitlus on tõeline, iga päevaga süvenev. Meie ülesanne on see nähtavaks teha. See süsteemne pimedus süvendab nende isoleeritust. See jätab nad ilma elutähtsast toetusest. See on ebaõiglus, mis karjub taeva poole. Meie ühiskond peab õppima vaatama kaugemale nähtavast. Tunnustama ka seda, mis jääb silmadele varjatuks. Nende elu sõltub sellest uuest nägemisest. Abi peab jõudma nendeni, kes seda tõeliselt vajavad. Olgu see puue siis nähtav või mitte. Iga inimene väärib toetust ja mõistmist. See on üleskutse muutusele, sügavale muutusele meie mõtteviisis. Me ei tohi enam lubada, et nähtamatu kannatus jääb tähelepanuta. See on meie moraalselt kohustus. Tuhanded läbipaistvate puuetega inimesed Iisraelis on selles olukorras. Nad elavad nähtamatult, kuulmata, kokkuvarisemise äärel. Nende elu on pingeline niit, mis iga hetk rebeneda võib. Nende vaikne võitlus toimub igas kodus, igas linnas. Nende hääled on summutatud, sest keegi neid ei kuule. See on massiline probleem, mis nõuab kohest lahendust. Nad on arvukad, kuid ometi justkui olematud. Nende kannatused on reaalsus, mis tabab tuhandeid peresid. See on ühiskondlik haav, mis vajab tervendamist. Me peame meeles pidama, et see pole vaid Iisraeli probleem. See peegeldab laiemat, ülemaailmset nähtust. See on hoiatus, mis peaks kõiki äratama. On kiireloomuline vajadus suurema teadlikkuse järele. Teadlikkuse nähtamatute puuetega inimeste olemasolust. Nende probleemid ei saa enam jääda varjudesse. Me peame mõistma nende igapäevaseid võitlusi sügavamalt. See pole pinnapealne mure, vaid sügav eksistentsiaalne kriis. Nende elu on katkematu võitlus. On aeg näha, tunnustada ja nõuda muutust. See on meie ühine kohustus, kui tahame elada õiglases ühiskonnas. Me peame astuma välja nende eest. Me kutsume teid üles jagama seda sõnumit, rääkima sellest. Lõhkuma vaikuse müüri, mis neid isoleerib. Iga jagamine, iga sõna aitab. Vaikus on see, mis neid nähtamatuna hoiab, mis nende kannatusi süvendab. Peame murdma selle vaikuse, andma neile hääle. Nende saatus on meie kätes. See on meie kõigi vastutus, nii üksikisikutena kui ühiskonnana. Poliitikakujundajad peavad kuulama, seadusi muutma. Loojaid peab nägema, neid toetama. Ärge laske neil enam üksi võidelda. Andke neile oma hääl, oma toetus. Sest iga elu loeb, isegi kui see on nähtamatu. On aeg tegutseda, enne kui on liiga hilja. Nende tulevik sõltub sellest, kas me täna otsustame neid näha. Kas me otsustame olla muutuse toojad?